ja good vibes going. No nii. Salajutud 6 episood. Siin on Malju ja Kristina. Hea on olla teiega. Ja teie Malju on kuulete nagu mingi salajuttu. väike maasika printsess. Ma olen väike maja preerias. Ma ostsin selle kleidi täna taas. Mul läheb kogu aeg sassi, kuhu see on uuskasutuskeskusest. Malju tõi mulle ka ühe nükse nunnu kampsiku. Villase kampsiku. Mõtlen, ma oleks tahtnud ise seda kanda. Aga see suuremaks ennast. Kui sa paned vaata mingid sukad ja siis peab mingi pika jaki sinna peale, mingi vöö äkki või midagi. Ma ei tea. Sinna sobikski niuke must vöö ja siis see tõmbab nagu kehas. Mingi sallike, müts, poho vibes. Tähega poho. Nii et siis ma kunagi näitan teile. Aga mis me räägime kõigepealt ruttu sponsorid ära, sponsorid. Ulaks kirjutab mulle just praegu. Tšau, kuule, kuna teil uus salvestus on meil kalendrid kohal? No super. Ma siis järgmises episoodis siis räägime kalendritest ka, sest ma olen nii excited. Me saame näidata järgmine episood neid kalendreid, aga ma võin praegu rääkida. Ma tegelikult olen ju neilt saanud mingi 4-5 aastat seda kalendrit vähemalt. Et kes veel siis ei tea, siis Ulakas Kaunitaris enne jõuluaega novembris tavaliselt tulevad müügile need ulakad jõulukalendrid ja need on selles suhtes väga ägedad. Minu meelest sul ei pea olema kaaslane selle jaoks, seal on igasugust huvitavaid vidinaid, et seal on igast mingid sellised mänge, siis seal on mingid kreeme ja libesteid ja käeraudasid. Ja seal on neid igast vibraatoreid asju ka ja neid on ka ikkagi nagu hoogsalt pandud, et tahtsid sind nii palju, et kui mul on see kalender on olnud, siis ma olen saanud ära jagada ka. Ja sama, et nagu neid lihtsalt seal on nii palju asju, aga ma arvan, et kes on paari suhtes, siis see võib olla päris huvitav siuke viis, kuidas jõuluajal suhet natukene vürtsitada, kuigi tead, olgem ausad, kui inimestel on juba lapsed ja pikad abielud, siis keegi viitsi iga päev sul seal kalendri kallal tõmbelda. Et sa võid ju selle lihtsalt osta iga kord, kui vaba õhtu tekib, siis avate jälle mingi... Veel palju huvitavam, kui mitte see, et iga päev, vaid kui teil on mingi selline õhtuke, et siis teete... Ei pea isegi järjest, suvaliselt teete midagi lahti ja vaatate, mis seal on ja mõtlete välja, kuidas seda siis tolle õhtu jooksul kasutada. Ja saate juba novembris seda juba tegema hakata, sest praegu jõudsid need kalendrid just praegu, et siis uue aastani tegemist, kui palju. No täpselt, et ma olen väga excited ja ma nägin, et sina käis täna ka kalendrit Prismas ostmas ja ma ise mõtlesin ka, et ma tahan mingi päev Kelanil osta mingid kommikalendrit ja see endale ka mingi hea kommikalendri ja siis ongi see ulaka kalender, et siis ikkagi kalendri vibe on see aasta täiega. Mina ostsin endale selle lahtise kommikalendri. Seal on suke kalender ja okei, ma tahan seda. See on mega hea, aga ma lastele see aasta mõtlesin, et ma ei ostagi kommikalendrit, sest et nagu nii ju päkapikud toovad iga päev sussi sisse midagi magusat, et ma võtsin lastele nagu mänguasja kalendrid. Ehk siis Hugo sai Hot Wheelsi kalendri, siis tüdrukud said Slime'i kalendri. Seal olid reaalselt nagu mingi, et sa saad mingid slaimikesi ja mingeid asju teha. Ja seal on igasugused mingi Hello Kitty ja Furby ja suurematele Pellule ma võtsin siis Meigi mingi kalendri, et selleks kommi nagu nii, vaata selle jõulukuul tuleb nii palju, et ma võtsin, et ägedam on võib-olla. Mulle see on isegi parem idee, ma arvan ka, et võtan ka Kelane mingi mängu ja endale võtan kommi. Jah, et nagu nii päkapikud toovad ja et seal on ka mingi, suurematel on mingid Lego kalendreid ja asju, et tegelikult see valik on seal mega suur. Ma isegi vaatsin üllatusega, et isegi tittedele on advendikalendreid. Nagu reaalselt, et on need püreed on sees ja et mingi... Aga advendikalender on nagu lahedad. See on nagu huvitav, vaata endale, ega titte loomulikult ei huvita mingi advendikalender, aga emale endale vaata, et lapse esimene jõulukalender, nii armas, ega see šokolaadi ei anna mingi aastasele. Ma mõtlesin, et äkki ma mõtlesin, et mul see vennatütar, ta on veel liiga beebi, ta just sai 1 kuuseks alles. Mõtlesin talle äkki, aga ta veel püreed ei võta. Äkki ma leian mingi imikute kalendri ka, siis ma juba tahaks talle ka midagi osta. Osta riideid, minu meelest titteriideid osta nii mõnus. Aga ma andsin neile hästi palju riideid ka, vaata. No aga tahaks ikkagi need väiksed värsked uued rüükesed on nii mõnusad. On küll, jah. Ühesõnaga advendikalendrid. Me oleme obsessed igatahes. Ja Ulakas siis on, saate selle advendikalendri siis sooduskoodiga salajutud soodsamalt. Jah, et see on tegelikult, ega ta ei ole nüüd kõige odavamate killast, aga ma arvan, et siuke... Aga see on täiega seda hinda väärt. Ja, et need tooted on kindlasti väga palju rohkem maksavad kui see kalender ise, et mina soovitan, et iga aasta on väga huvitavalt ja kuigi ma iga aasta uuesti selle ostan, on ju, siis see ei ole alati nagu sama, vaata, et seal on ikkagi iga aasta mingid uued asjad seal ja mingi uus disaini, värgid, särgid. On, et selles mõttes. Et kui olete eelmine aasta juba ostnud ja mõtlete, et enam pole vaja, siis on küll. On küll, alati on vaja. Nii, ja siis Peninuki
Nüüd novembris on ju ka meestepäev. Isadepäev ei ole või? Isadepäev on ju meestepäev. Isadepäev on nüüd see pühapäev Pühapäeval. ja järgmine nädal Kelani sünnipäeval on meestepäev ka. No. Et aga, ja nüüd Peninukil tuli ka viski välja. Vaat mina isiklikult viski sõber ei ole, aga ma saan aru, et väga paljud mehed ja isad ja Kas Märten joob viskit või? Märten ei joo alkoholi. No vahepeal harva joob ju. No, jah, Aga siis võib-olla ta mingi joob veini pokaali või? mullikest või Aa, mingi okei. lonksu veini. No see ongi hea, vaata klassika väike viski, vaata jääga. Vaata, see on alati filmides mehed on mingi viski ja mingi, aga ma ei tea. Tead, millega mina viski nagu kunagi... Kokaga? Õunamahlaga. Väga hea. Ma olen kokaga kunagi. Kui sul kunagi on viskit ja sa tahaks hullult juua, aga ainult viski on, see õunamahlaga on väga hea. Kui ma töötasin baaris, siis ma jõin. Hennessi tuleb ka õunamahlaga. Fun fact. Et ühesõnaga saate Peninukist isale või mehele viski ja kui endal joogid täitsa peened, saate siis õunamahlaga täpselt, et jah, et siin Peninuki kogu aeg tuleb uute toodetega välja. Ma ootan, et nad tuleks nüüd tekiilaga ka ja siis on maasikas. Siis sina enam kainet päeva ei näe. Siis ei näe. Praegu mul on väga kaine periood olnud. Trenni perioodil. Aga siis nagu trennipäeval oled kaine, muul päeval tekiila. Kusjuures tekiila on üks parimaid jooke, mida juua, kui sa jood, vaata. Sest et nagu see need kõige vähem nagu neid kaloreid. Kas viin ei pidanud olema kõige parem või? Tekiila on parem, kusjuures. Viin on ikkagi selle nisu põhiselt, vaata, ja carbs. Viin on carbs või? Ja viin on carbs. Kartul ja nisu või mis see oli, vaata. Ja tekiila on millest siis? Tekiila oli see agave, vaata. See üks Mehhiko taim. Mis tekiila oli, vaata? Kaktus, jah. Et kaktusest, et kaktus on easy. Kaktus on tervislikum kui kartul. Muidugi. Nojah, selge, siis kõik tekiilale. Kõik tekiila, aga praegu viskile. Praegu viskile. Ja siis Magda Beauty. Erinevad head soodustused, et ikkagi hakata jõulu kingitusteks siis asju planeerima, et ongi, et kodulõhnastajad, nende kohta ma saan iga päev nüüd juba, et millisest sa rääkisid? Minul on üks oli see mango, mis oli see kõige populaarsem. Ja see on otsas kogu aeg, 2 tükki tuli e-poodi juba jälle osteti. Ja siis keegi just üks päev kirjutas mulle ka, et tšau, sorry, saatis selle mango sellest. Kas sa rääkisid sellest? Ma mingi, jah, rääkisin sellest. Aga need teised... Kas see on melon või? Või mango? Mango. Minust oli mango ikka. No üks nendest 2. Ja nendest mango ja melon. Need on head, aga mul on nüüd see, mis on see kollane, on tekiila, see on ka Sisters Aroma, on see kollane tekiila ja brändi on ka hea. Brändi on mul kodus olemas. Mul on praegu brändi on WC-s ja kui see tühjaks saab, siis ma panen tekiila. Et selles mõttes, et tegelikult need kodulõhnastad, sellega on jällegi see, et vaata meie ütleme, et meile meeldib mango, aga see on nagu lõhnadega, et igal ühel meeldib erinev. Vaata sellega on jällegi see, et lõhnadega on, mis on, aga ma ju promosin seda mango oma ja 1000% kõik, kes tellisid, olid mingi, oh my god, see on nii hea. Et nagu mitte keegi ei öelnud, et mulle ei meeldi. Vaata, lõhnadega, parfüümidega võib küll olla nagu see või teine, aga see on küll siuke, et tehke see parfüüm siis ka juba, siis see tõesti on mega hea. No see on tõesti väga hea, aga need, et see mõttes tegelikult enamus nendel on väga head, et mulle nagu vähemalt meeldivad, et see Black Currant oli ka väga hea. No, siis proovida võib basically kõike ja nii on. Aga nii, tõusud ja mõõnad. Appi. Sorry, mul eelmises episoodis tõmbasin selle kuradi muna endale kurku. Või kommi või mida ma sõin siin suure hooga. Midagi sõid, jah. Nii, oota, kui me filmisime nii ammu viimati. Reisil käisid. Ja kindlasti mu suur tõus oli Sri Lankal käimine, sest et mina ei olnud kunagi enne Sri Lankal käinud ausalt öeldes ja ma ei arvanud, et ma väga ka sinna satun. Nagu ma olin kuulnud sellest kohast, aga polnud ka kunagi olnud nagu mingi hullus listis on ju. Ja nüüd ma ütlen ausalt, I cannot wait to go back. Margo ja Teele. Tuuli. Ma ei saa aru, mis värk. Ma mitmendat päev ütlen talle Teele. Margo ja Tuuli on käinud perega hästi palju enne Tais. Mina vaata ei ole Tais käinud on ju. Ja käisid nagu aastaid ja aastaid kogu aeg seal ja siis nad ütlesid ka nüüd, et issand, et oleks enne kunagi sattunud Sri Lankale, et siis poleks nagu Taisse isegi läinud, et või käinud nii palju, et nad ütlesid, et Sri Lanka on nagu Tai kunagi. Et vaata Tai, ju ka seal käib nii palju rahvast, kogu aeg ehitatakse ja muutub, vaata. Aga Sri Lankal tõesti, eriti see küla, kus me elasime,
tõesti nagu rändaks ajas tagasi. Inimesed tripivad mingi paljajalu nagu mööda seda tänavat, mingi koerad ulguvad, osad poed näevad välja, et nad on kuradi papist kokku löödud. Meie hotelli kõrval oli reaalselt väike maja, mis oli, ütleme, nii suur kui need 2 postrit su selja taga kokku, 4-nurkne ja siis seal sees elas üks 8 jala kalamees, kes iga päev lihtsalt ookeanist 8 jalga püüdis ja siis müüs inimestele. Sest elas lihtsalt seal väikses majas, chillis seal. Et nagu kuidagi nii Chill looduslähedane ja chill vibes oli seal. Muidugi see ei, su story tajasid isu peale, kui tahaks isegi minna, ma ei ole mõelnud Sri Lanka peale isegi, et aga nüüd isegi tahaks jah, minna. ma tõesti nagu soovitan ja noh, miinus on ainult see, et see on kaugel, et ma saan igati aru, et miks lastega on nii palju lihtsam minna kuskil Türki või Egiptusesse, sest ühe lennukiga ja oled kohal. 2 korda just ümber või? Jah, et kõigepealt sõitsime Türki? Jah, Islandile. Tead küll kuhu? Istanbuli. Ja see oli mingi 4-5 tundi või? Ja siis noh, seal veits pidi passima 2-3 tundi ja siis oli 9 tundi siis Sri Lankale. Et me nüüd aprillis tahamegi lastega tagasi minna. Aga noh, õnneks vaata, mul on juba lapsed nii suured, et kindlasti see on ebameeldiv, aga noh, küll nad üle elavad. Et kui ajastadagi niimoodi, et õhtune lend on, et see pikk oleks nagu siis, et sa magad, vaata, siis on võib-olla nagu chillim. Aga jah, et tõesti ilm on seal suurepärane. Esimesed päevad meil ei olnud küll päikest, aga nagu nii palav oli lihtsalt. Ja siis tuli veel päike ka välja. Ma reaalselt ajan niimoodi nahka praegu, et hoia ja keele. Aga no ma ei tea, mul ei ole piisavalt kiidusõnu ja vaata, see on India all. Ehk siis see kõik toit ja kultuur on hästi India sarnane, aga vaata India ma ei ole jälle käinud ja tundub mulle kuidagi nii ülerahvastatud ja hästi räpane, see ei ole absoluutselt selline. Siis kui sa seal sõidad ringi ja toit tundus väga hea. Ja saaks nagu kuradi vihmametsas, sest et seal on nii niiske ja soe. Tähendab, seal ongi vihmametsad ka, et aga seal on nagu nii looduslik ja lopsakas roheline loodus igal pool, et nagu ma ei tea, ja ookean on sinine ja müüdud ja. Et kindlasti me peame uue selle grupireisi korraldama siis sinna, see oleks äge tegelikult. See oleks väga fun. Sest et see hotell, kus me käisime, ma saan sinna mingi sooduskoodi ka ja värki, et tegelikult seal ei ole nagu hinnad absoluutselt, noh, ei ole kallid, et nagu... Ja sooduskoodiga veel paremad. Nii et see grupireis sinna kõlab nagu väga hea idee. Jah, sest et kui me mõtlesime, et vaata, kui me nagu lastega lähme, et siis me rendime nende villa, aga see hotell on villast 80 meetrit. Et nagu see on täpselt seal samas, vaata. Et ma arvan küll, et tegelikult oleks päris äge, kui tuleks veel rahvast juurde. Ja. Saaks igast asju teha. No ühesõnaga, ja mõõnasi oli? Ja tausalt öeldes ma... Ja oota, ja Alexela oli ka muidugi ju tõus, on ju. Et see oli just vahetult enne reisi. Et ei ole olnud nagu mingit sükest suurt... midagi, et pole vahepeal haigeks jäänud, pole crippling depression tagasi tulnud. See ma unustasin täna hullurohtu. Kohe tuleb crippling depression. Enneks nii hull, enne äkki jõuadel. Tead, võib-olla peakski nüüd proovima päisepäeva ajal võtta, sest et vaata, täna ärksin 3.50, et vaata muidu, kui ma võtan, siis ma ei jää magama hästi kaua. Aga no eile ma suutsin vist 8:30 silmad lahti nokkis. Kõik läinud. Et no võib-olla ma peakski natukene veel, sest et noh, tegelikult ei ole hullu, 3.50 ärkad, siis nagu terve päev on nagu ees, aga point on selles, et tegelikult kui õhtul lapsed magama, et tahaks ka nagu niisama üleval olla. Ei, ma ei suuda lihtsalt. Aga ei jah, selles suhtes, et no varsti saad selle paika tagasi. Jah, nii kaua olen ööloom. Ööloom, jah. Et mina ärken, siis sul on juba kõik asjad tehtud. Jah, aga mis on sinu tõusud ja mõned? Kindlasti Alexel oli tõus, mina läksin peale Alexelat siis Ibizale, see oli teist korda oma elus, et see oli hästi suur tõus, sest ma sain nagu selle, kunagi, kui ma käisin Ibizal, siis see ei olnud nagu nii fun experience ja nüüd oli see väga tore, et mul oli väga fun times ja ma tegelikult mäletan, kui ma jõudsin Ibizale, siis oli üllatus ja vaata, et noh, Viinaliste perereis oli ja ainult Anna ja Peep teadsid, et ma tulen. Ja siis ma mäletan, kui ma ootasin seal nurga taga, et nagu minna teha üllatust, siis ma mõtlesin, oota, aga mõtle, kui nad kõik on mingi, nad ei ole nagu rõõmsad. Ja mul tekkis selle pärast niuke anxiety. Aga siis nad olid kõik väga happy'd ja meil oli väga tore vibe ja hästi fun oli. Ja kohe, kui ma Ibizat tagasi tulin, siis ma ei teagi, nüüd olen veits tegelenud seal Alexela Aftermathiga, et ma ootangi nüüd viimast arvet, et siis lukku lüüa kulud, sest et Kroonikale meeldib muidugi välja arvutada alati meie nagu need tulud,
aga kuludest nad ei räägi, vaata, et siis saab nii-öelda selle nii-öelda ka nagu nii-öelda lõpetatud, see projekt on selja taga, et kõik arved on makstud, kõik on tehtud ja siis saab hakata mõtlema uue projekti peale. jah, ja uusi projekte tuleb ja tuleb. No ja raamat nüüd on Raamat peaks tegelikult varsti trükist tulema. jah, nii et teil on veel aega osta seda, et see on nagu ka parim jõulukingitus, et selles suhtes, et ma olen väga elevil ja ma nüüd olen lugenud ka seda, need lood, noh, selles mõttes, et me oleme need kirjad ise välja valinud, aga lihtsalt ikkagi toimetaja käis üle, et kirjutas, no mõni kirjutab võib-olla natuke kiiruga või et mingid vead on, et seda ikkagi kirjutas seal et ümber. oleks hea lugeda. Hea lugeda ja tõesti nagu kirjad on head ja ma arvan, et kellele meeldivad, noh, kellele meeldis ka mina, kui ma noorem olin, siis ma alati lugesin Cosmopolitanis seal lõpus seda pihinurka või et olid need, mis on mingi üks meeste ajakirjanik, no see on pihinurgad seal lõpus. Maja pihinurk. Maja pihin, et mingi need pihinurgad ja asjad, et kellele meeldis Saladuste ajakiri, et siis see raamat on no ma räägin, et see on nii super raamat, et parim ja mulle kirjutas isegi mu endine töökaaslane, et tšau, kuuled, et ma tellisin oma naisele raamatu, et kuna need peaks et see on nagu nii tore, et nagu inimesed nagu, et mehed juba tellivad oma naistele ära need raamatud, et tore. Nii et jah, need niisugused tõuse on palju, tööd on palju, mõõnu otseselt ei ole, et elu on ju ilus. Ja nüüd sa oled trenni pihv ka meil. Ja no kui ma ütlesin ka Mikule. Ja vaata, see pidigi ju depressiooni ka või üldse nagu halba tuju peletama, kui sa trennis käid. Ma ütlesin Mikule ka, et suveks ma tahan, et mul oleks hea perse. Mul on trauma sellest Sydney, kui me Sydneysse lensime vist, et kus me rääkisime sellest just podcasti, siis te rääkinud. Ühesõnaga meil tuli paparazzo, tuli pilte tegema. Ja ma seisin niimoodi, et mul nagu reaalselt mu perse nägi, nagu teate, nagu üks meem oli kunagi, see konna vaata perse niuke. Issand, see nii horrid, nagu vaata, ma seisin kuidagi, et mu perse oli nagu krampis kuidagi. Püksid mingi perse vahele tõmmatud ka ja hästi üles vaata. Ja ühesõnaga, see oli väga halb pilt ja nüüd mul on trauma, et kui nüüd järgmine kord mu perse pilt kuskil on, keegi teeb nii-öelda salaja, siis mul on ainult mõnus virsiku perse, ütlesin Mikule. Minul on ka nii horrid perse ja ma sain sellele jälle tõestust siis, kui Märten tegi must selja tagant pilti, kui ma vees olin. Et nagu ongi, et ärge pildistaks selja tagant. Miks sa mind eespoolt ei või pildistada? Ja me lemmik on, meie saade tuleb ka nüüd see täna, kui te vaatate, siis täna on meil see pidu. On jah. Esikas, et ja minu arust Margus filmis meid ka ainult telja tagant terve aeg, nii et ma ei tea. Siis me kõndsime tal ta tõesti tegelikult filmis. Nii et me pool saadet vist ainult meie persetest, mis ei ole sellel hetkel veel nagu perfect, nii et ma ei tea. Nii et, aga ei, tõusud. Okei, normaalne. Ise teate. Võtame kirjad siis. Aga võtame kirjad, jah. Nii. Mul kadus. Nii, tuli ette. Hei. Pole kunagi olnud podcastide inimene, aga olles nüüd Austraalias tööl ning sõites ringi traktoriga, siis mõtlesin, et proovin kuulata ning alustasin teie podcastiga. Päevad lendavad mööda, olles ise krampides. Plaanin juba Eestisse tagasi tulles sõbrannadega vestlusõhtule kindlasti tulla. Mul on ka endal paar ulmelist lugu jagada, aga panen hetkel kirja esimese. 4 aastat tagasi juulikuus olin siis 20-aastane, tutvusin Tinderis ühe poisiga. Paneme talle nimeks Kalle. Kalle oli ise 24-aastane tol hetkel ja väga kena poiss. Kõik oli super, ta tundis huvi minu vastu, vestlused olid toredad ja ka kokkusaamised läksid kõik hästi. Mina elasin linnast väljas tol hetkel ja suviti käisin graafiku alusel tööl ning tema tuli mul aeg-ajalt Tallinnast maale autoga järgi, tõi lilli, sõidutas mind ringi ja tutvustas mind oma sõpradele. Ehk ühtegi ohumärki ei olnud. Meie vahelistes vestlustes ta rääkis oma perekonnast, tööst ja kõigest, millest üldse rääkida saab. Tööga oli tal alguses aga plaan palgatöölt ära tulla ning alustada ettevõtlust mingi sõbraga, kellest ma mitte midagi kuulnud polnud. Aga mis mul siis ikka? Hea meel, kui mees tahab ju edukaks saada. Nimelt käis ta selle sõbraga ärilõunal, mis lõppes siis sellega, et see sõber oma naisega sõitis nädalavahetuseks Lõuna-Eestisse puhkama, aga kahjuks Kalle rahakott oli jäänud nende autosse. Niisiis ta palus endale raha anda, et maksab mulle kohe tagasi, kui rahakoti kätte saab. Lubas isegi 200 eurot juurde maksta minu antud võlale. Juba sketš nagu mingi lambist. Ja miks 200 nagu, ütled, kui ma ütleksin sulle, et kuule, anna mulle palun, ma ei tea, 1000 euri, ma annan sulle kohe tagasi, kui ma mingi arvutisse saan. Ma ei ütleks, et ma annan sulle 2 sotti rohkem. Sketš. Weird. Okei. Mina sinisilmne olin nõus, kuid ta palus sularaha välja võtta, mida ma ka tegin ja andsin siis talle laenud 1000 eurot. See summa oleks võinud juba häirekella lüüa, aga ei, olin armunud ja ei hoolinud.
tegelikult oleks võinud ta ju lihtsalt äpi kaudu ülekandena seda raha ka kohe tagasi kanda, lol. Ja ta Tõesti nagu. oleks võinud kohe sulle kanda, et võtta välja mulle see raha, vaata. Jah. Pärast raha andmist suhtlus aga vaikselt hakkas hääbuma. Ei saanud temaga kuidagi kontakti, ei saanud temaga kokku, mitte midagi. Alguses lubas minuga kokku saada küll, kuid iga kohtumiskatse lõppes sellega, et teda ei ilmunud ja iga kord oli tal uus vabandus võtta. Üks neist oli see, et läks kellegagi kaklema ja istus mendis kuskil kambris 48 tundi. Käisin isegi Mustamäel tema maja ees ootamas ja passimas, et teda siis konfrontida, kuid me ei sattunud kunagi kokku. Muidugi ma käisin ka oma sõpradega Ülemiste ENR-il, mis see on? ENR. See on äkki mingi drifti võistlus. ENR-il. Ma tean, et Ülemistes seda tehakse rohkem, ma ei tea, mis see ENR võiks olla. Kus siis nägin teda autoga ringi sõitmas, tema kahjuks oli seal ummik ja kuna ta liikuda ei saanud, siis läksin koputasin aknale ja konfrontisin teda. Lubas mulle nagu ikka raha kohe tagasi maksta, kuid mida ei olnud, oli raha. Ühesõnaga ajasin teda taga mingi 1,5 kuni 2 kuud ja siis viskas sita keema. Kuna olin tol ajal üliõpilane, aga väga vihalaetud üliõpilane, avastasin, et kui sa ei käi tööl, on sul õigus saada 2 tundi tasuta õigusabi. See on hea info. No vot, infoks teilegi. Nii ma siis tegin. Kohtusin läbi Zoomi ühe advokaadiga, kes ütles, et senikaua, kuni mul ei ole mingit tõestust, et tegemist oli võlaga, siis kahjuks ei olegi midagi teha. See mulle ei sobinud ja mõtlesin, et proovin siis saata talle sõnumi, kus oli kirjas kogu info, mis ajal võla andsin, mis summa peale ja millal ta tagasi maksta lubas. Tundus lootusetu, aga ta vastas selle sõnumile sõnadega, jah, nii oli. Ja see oli kinnitus, millest advokaadile piisas. Niisiis saingi talle kohtutäituri peale pandud ning kogu võlg tiksus tagasi umbes 3 aastat. Aga 2024 juunis oli see kõik makstud. Summa mõttes koos viivistega sain tagasi veidi üle 1500 euro. Ja kui üldse sellest rääkinud olen, siis naeran ja mõtlen, et see oligi minu pikaajaline investeering. Tagasivaates ei teagi, kas juba algusest peale oli tal plaan mind üle lasta või läkski tal elu allamäge. Sõitis uhke autoga, kohtles mind kui printsessi. Aga jah, tema nime Riige teatajast otsides tuli välja veel mitmeid pisivargusi, kuidas ta okitokis müüs kummitusasju ja lasi inimesi suurte summadega üle. Lisaks veel see ka, et kuna ta rääkis oma perekonnast, siis nuhkisin välja ta isa telefoninumbri. Helistasin talle ja saime räägitud. Hiljem sain teada, et esimesed pool aastat kohtutäiturit maksiski ta isa ja kohe, kui see pool aastat läbi sai ja aeg oli poisi enda kord maksma hakata, siis tekkisid makseraskused. Kokkuvõttes ma arvan, et olen saikar, et niimoodi mööda linna käisin võlga taga ajamas. Aga samas ma arvan, et nii noorena 1000 eurot on piisav summa, mis paneb ka inimese saikarina käituma. Kui pean olema vengeful bitch, siis olen. Stay tuned. No mina ei arva, et see on nagu saikar, sest et 1000 eurot on ikkagi väga suur summa. Ja ma oleks ka nagu väga butthurt ja väga vihane, et mõtle, sa tegelikult armud kellegisse ära ja sa nagu arvad, et teil on mingi tingi, siis ta laenab sult raha ja tõmbab lihtsalt full naaksu nagu. Ei reaalselt. Ma just üritasin, vaata, kuna ta pani mulle siia screenshoti ka sellest mingit esitatud tsiviilhagi rahuldada, bla, et ta see poisi nimi jäi ka sinna, vaatasin, ma tahan 3 sõpra ka isegi, aga pilte ei ole, siis ma mõtlesin, et kohe tahtsin järgi vaadata. Eesnime võib ikka öelda Richard. Et kui Richard sa ennast ära tunned või keegi Richard teil on niimoodi teinud, siis teadke, et ongi siuke või vaata, kui keegi teeb teile siukseid asju, siis proovige otsidagi sealt, mis on kohtulahenditest või. Jah, et lööge inimese nimi sisse, kui keegi teilt mingit raha küsib. Ja siin on täpsustus ka, et ajatelg oli selline, et juulis tutvusid, septembri keskpaigas küsis laenu ja novembri lõpus oli asi kohtutäituris. Kõik samal aastal, no ei tubli. Ongi jutt kiire. Aga tüdruk oli ka usine kiire tegelikult, ikka paari kuuga. Ja. Ta oli mingi maja siia ootama, vaata. Ja, et ei, minu meelest see ei ole bitch, minu meelest see on väga õige ja seisid ise enda eest ja loomulikult. Täpselt. Et no ma ei tea, 1000 eurot, eriti kui ta ütleb veel, et on mingi üliõpilane. Minagi tahaks oma 1000 eurot tagasi, nii et. Ja, ma olen üliõpilane. Ja, et iga inimene tahaks. Nii, sõbranna mees, tere tüdrukud, armastan teie podcasti. Kuulan seda literil iga päev. Tahtsin ka oma salajutt. Kuidas sa iga päev kuuled seda? Mõni kuulab iga päev nagu ja siis kui saab ja siis alustab uuesti. Okay. Või siis ta alles hiljuti hakkas ja nüüd ta on nagu never know. Tahtsin ka teile oma salajuttu kirjutada, aga palun kohe alguses vabandust, kui mu tekstist on raske aru saada. Olen lapsest saadik elanud Soomes ehk eesti keele kirjutamine on mul veits roostes. Anyways, hakkame pihta. Üks mu väga hea sõbranna on ühe kutiga koos olnud 4 aastat. Oleme sõbrannaga 19-aastased ja tema kutt on 18.
sõbranna on rääkinud, et see kutt läheb alati solvudes hästi agressiivseks. Loobib ja peksab asju ja karjub sõbrannale igast haigeid asju. Kutt pole ta veel löönud, teiste eest teeb ta alati ilusat nägu ja kui sõbranna poleks nendest 2 juhtuvatest asjadest rääkinud, poleks kellegi õrna aimugi, et kutt selline on. Oleme teiste sõbrannadega sellele tüdrukule mitu korda öelnud, et see asi ei saa hästi lõppeda ja et ta ei peaks kuti maha jätma. Ei nõustu. Igatahes mul on tunne, et ma meeldin sellele kutile. Pidudel olen märganud, kuidas ta tihti täispeaga Suundub minu suundub seltsi. minu seltsi, alati kallistab, võtab puusadest kinni, katsub kuidagi imelikult mind või kuidagi teistmoodi on füüsiliselt hästi lähedal mulle. Olen neid asju lihtsalt ignoreerinud. Eelmisel nädalavahetusel toimus üks Halloweeni pidu, kell oli juba varahommik ja istusin voodi kõrval maas ja hoidsin silmi kinni, sest mul pea valutas. Siis kuulsin, kuidas see kutt minu kõrval oleva voodi peal tuli istuma, võttis mu peast kinni ja pani selle oma põlve vastu ja siis hakkas silitama mu pead. Samas oli mul kuidagi hea olla seal, sest et oli tunne, et keegi hoolib minu eest või hoolitseb minu eest. Aga samas olin ikka päris paanikas ja lootsin, et keegi seda ei näeks. Sõbranna mees ikkagi. Mul oli nii halb olla, et ei saanud sealt kohe kiiresti ka ära minna, sest kui oleksin püsti tõusnud, oleksin noksele hakanud. Lihtsalt istusin seal ja tema muudkui silitas. Õnneks 10 minutit hiljem tuli mu sõber mulle autoga järgi. Talle rääkisin ka sellest. Mul on väga halb tunne sellest, tahaksin sõbrannale ka rääkida juhtunust, aga kardan, et ta saab hoopis minu peale vihaseks. Kas on parem see asi oma teada jätta, sest et eriti midagi väga hullu juhtunud? Ma ei tea, soovin anonüümseks jääda. No ütleme niimoodi, et see ei ole nagu fun vibes, et mulle tundub, et see on natuke nagu selle kirja järgi, et talle isegi meeldib see tähelepanu. Jaa, aga samal ajal tead, et see vend mingi karjub ja pole veel kallale läinud, et nagu ma arvan, et kui sa lihtsalt ütled, et sul oli paha olla ja okei, tol hetkel korraks olid, et et hea, et üksi ei pea istuma. Ikkagi võt, kui sul on nii paha olla ja siis keegi silitab sulle, sest et kui sul ikka süda paha ja sa ütled, et sa oleks püstitus hakanud oksele, et siis sul tõesti nagu nii paha olla, sina keegi nagu hoolitseb su eest. Aga kokkuvõttes on see ikkagi see, et see on sõbranna mees, sa tead, et ei ole hea mees ja kui see nagu, et ära ole nüüd enam sellistes olukordades. Jah, ära jää temaga kuskile kahekesti üksinda, ole oma sõbrannaga koos. Ja et kui sa ütled, et ta on varem ka nagu sult tulnud mingi ümber kinni võtma, et kas sa oled siis ta peatanud või et kuidas, et selles mõttes, et see mees ei tohiks üldse näppida, aga ära nagu siis anna talle nagu seda võimalust ka, et ma ei tea, et ütleme, et kui seal lihtsalt see, et ta paitas su pead ja midagi olnud, no siis mis sul siin rääkida on ka? Aga samas see ongi see, et kui see ei olnudki midagi, siis sa räägid oma mingid, kuidas sa seda räägid? Ma ei kujutaks näiteks ette, et sa tuleksid mulle rääkima, et by the way, kui ma sinu juures olin ja sama ka, ma läksin, mul nii paha olla, Märten paitas 10 minti mu pead, midagi ei juhtunud, ma lihtsalt põlvitasin ta ees, ta paitas mu pead, ma oleks nagu, see on weird. See on weird, aga samas kui ma ei räägiks sulle, siis oleks see, et miks sa siis ei räägi mulle, kui see ei ole mitte midagi vaata. Aga kui sa ei räägiks mulle, siis ega mees ka ei tule ju rääkima, by the way. Aga nagu ongi vaata see, et me ju nagu ei lepi just omavahel kokku, et me ei räägi sulle seda. Ja siis ongi näiteks see, et nagu ma ei tea, et see tuleb jutu käigus mingi isse Kristina on paha olla, et siis ma silitasin tal pead, et kuradi. Jaa, siis ma ütleks, et see oligi nii lampasi, et ma ei mõelnud, et ma pean sulle rääkima sellest või nagu, et Okay. Siis ma ütleks, 10 minti minu see oli 30 sekundit. Siis nagu, et sa ei eita, aga see ei ole 10 minti on tegelikult päris pikk aeg. See on ikka väga pikk aega. See on üks väike pai, et Jah, aga ma ei tea. 10 minti. Ma ei tea, samas vaata, ma olen nii armukade inimene ka, et saad sa aru, mis üks päev oli? Kirjutab mulle mingi naine Instasse, et kuule, et kus te neid küttepuid tellisite? Ma ütlesin, et ma ei mäleta praegu peas selle koha nime, et küsi Märteni käest, on ju. Kus ma olin? Ma olin vist Juuksuris ka just siis eile. Ja siis Märten saadab mulle screeni, on ju, et näed, et issand jumal, vaata seda. Ja ma nagu kiirukulan, et keegi küsib, et kus need küttepuud on, et kas sa saaksid vastata. Ma mingi aja, et mina ütlesin talle, et küsiks sinu käest. Ma nagu ei registreerinud, on ju, et ma ei lugenud nii täpselt. Ja siis Märten ütles, et ma saan aru, aga ikkagi imelik mingi musimärke panna võõrale mehele. Siis lähen tagasi, vaatan, oligi mingi, et kuule, et Malju ei teadnud vastata, et kas oleksid palun nii kena ja saaksid umbes öelda, kus need küttepuud on pärit. Aitäh! Ja siis on need musimärgid. Mingi,
see on weird ja miks kirjutasid ja mingi türa ja ütle sulle mingid küttepuid, pane ennast põlema, kui sa tahad midagi põletada. Ta vastas ikka. Aga nagu, see on weird ja miks sa paned musimärgi? See on, ma ei paneks kunagi mingi nagu, suhtes mehele. Pane nagu smile või midagi. Mis sa musitad mu meest? Ma ei tea, jah. Ma mõtlen ka, et mu Märtiniga suhtlen, isegi kui ta midagi nagu, ma olen pannud nagu ta mingi tekstile südame. Kui sa paned need double tap või midagi. See on nagu lebo. Musi, see on nagu. Ei. Cringe. Get away from my man. Ongi, liburist, hakkagi nali. Jah, konkreetselt. Nii, ma võtan siis järgmise. Mõlemapoolne mõistmatus. Tere teile. Olen teid mõnda aega kuulanud, see on imeline, mida te teete. See on uskumatu, kui paljude asjadega üks inimene samastuda võib. Üritan enda loo väga kokkuvõtlikult kokku võtta ja arusaadavalt kirja panna. Olen enda abikaasaga abielus olnud veidi üle aasta. Enne seda veel koos üle 6 aasta. Lisaks lisandus pool aastat tagasi meiega väike pesamuna. Kui enne beebit oli kõik ideaalne, siis nüüd on kõik kergelt öeldes kohutav. Juba samal päeval, kui olin sünnitanud, hakkas mees mulle rääkima, et issand jumal, kuidas tema peab ilma seksita nüüd 2 kuud hakkama saama. Ja terve aeg, kui minul paranemisprotsess käis, väsitas ta mind kogu aeg sellega. Ei teagi, kas asi oli selles, aga intiimsuse vastu on nüüd isu suur ümmargune 0 ja teen seda pigem selleks, et mees mind rahule jätaks. Mees on muidu väga tubli, käib tööl ja teeb pikki vahetusi, et meil kõik vajalik olemas oleks. Lisaks saab temaga vanema hüvitist, sest minu omast oli see üle poole suurem. Ausalt öeldes kahetsen seda otsust, sest nüüd olen ma täielikult augus omadega ja temast 100% sõltuv. Iga mõne aja tagant läheb meil kergeks tüliks teemal mees ei korista enda järgi. Tema meelest on see okei, kuna ta käib ju nii palju tööl. Ma mõistan seda, aga enda järelt võiks ju taldreku nõudekesse panna või sokid pesukorvi, ei kõla ju midagi konti murdvat. Tegelikult olen hoopis mina, nagu täna tema poolt välja sai öeldud, sisse loll ja värdjas, et üldse sellise asja pärast teemat üles tõmban, sest ma olen ju nagunii kogu aeg lapsega kodus ja minu asi ongi sellisel juhul koristada. Ehk siis tema ideaalis pean mina lapse kõrvalt nagu orav rattas koristama, lisaks lapsega tegelema, sest tema on nii väsinud ja peab vabadel päevadel puhkama. See tähendab seda, et tema ei tee sellel päeval midagi. Aga millal mina siis puhkama peaksin? Siis, kui laps magab ja ma koristan või öösel, kui beebi otsustab, et tema ei taha enam magada ja ma näen mitu tundi hullu vaeva, et ta magama jääks samal ajal, kui kaaslane teises toas magab. Ta käitub nagu ma ei teaks, mis tähendab tööl käimine. Ometi enne rasedaks jäämist töötasin ma samuti 12 tundi päevas ja ka siis oli teema, et kuna tema töö on füüsilisem ja mina istun arvuti taga ja suhtlen klientidega, peaksin ikkagi mina tema sokke koristama. Igatahes see ei teegi nii väga haiget. Küll aga tema sõnad, sa oled nii taun, sa käitud nagu värdjas, mul on sinust kopp ees, debiilik oled või? Jah, tunnistan, et olengi peale sünnitust palju vastikum ja võin vahel kraesse lennata, kuid üldiselt hoian ennast väga tagasi. Veidi võiks ju mulle ka armu anda ja aru saada, et ma ei ole raseduse lõpust saati normaalselt maganud. Mu läheduse varud on kõik beebi poolt võetud ja ma olen pidevalt üle stimuleeritud. Pesemas käin siis, kui beebil on hea tuju, söön siis, kui aega on, mitte siis, kui nälg kallal. Tõsine tahtmine on asjad kokku pakkida ja ära minna, aga see on ka midagi, mida ma teha ei saa. Pole raha, pole tööd, lisaks on väikene beebi ja teda ma kohe kindlasti mehega ei jäta. Mida teie teeksite? Kas ma olengi mõistmatu ja põhjusega värdjas või on ikkagi kaaslane pigem see mõistmatu? Äkki me kumbki ei mõista üksteist? Kõike kõige paremat teile. Ütleme niimoodi, et see, et sa oled taun ja käitud nagu värdjas. See on väga inetu asi. See on nii inetu asi. Oma lapse emale, kes on just üldse kellelegi öelda. No aga veelgi enam tõesti. Ja oma lapse emale, kes on magamata väsinud ja nagu me oleme rääkinud ka seda, et kui sa sünnitad ja sul on see imetad ja niimoodi, siis sul ongi, et vaata, sul on keegi kogu aeg su keha küljes. Ja sul enda lähedusvajadus on tegelikult nii kaetud sellega, et tõesti sul, vähemalt minul isiklikult ei ole kunagi peale sünnitust olnud seda, tahaks hullult seksi, et nagu sa oled nii pisi muude asjadega. Ja, et sa mingi ongi, et sa üritad lihtsalt nagu survive ida, et nagu ongi, et oligi, ma käisin ka nüüd oma see vennanaisel külas ja siis ma olin nagu, läksigi beebit vaatama, siis ma ostsin sisse, siis ta oli mingi, ma olen pesema nüüd vaata, et kasutan ära, ja mine sellise beebiga, aga nagu ongi, et ma mäletan seda aega, et kui mul keegi külla tuli, siis ma olen mingi, et okei, siia ma olen pesema, et sa saad korra nagu, saad hingata, et nagu olla, et ja tõesti, et nagu, et ma saan aru, et mees käib tööl ja see on raske, aga ma just näen TikTokis on ka üks
lambist hakkas ette tulema üks mees, kes ärkab vahepeal kell 4 ja siis et aidata oma naist. ja ta on mingi, mis ma saan teha, et tal oleks täna kergem päev. Ja siis ongi, et mingi, ta ütles, et ma panen kas või lihtsalt nõud masinasse ja teen natuke köök. Pesu pesema ja ta teeb igast ta teeb üli palju asja, aga ta ütleb, et isegi kui sina ei jõua, siis mõtle kas üks asi, nagu pane kas või küünal põlema oma naisele või mingi, peseb pudelid ära, et tal oleks natukene lihtsam, et tegelikult ongi see, et sa käid tööl. See on muidugi väga tore, sa tood rahaga nagu see, et naine on kodus, see ei tähenda, et ta lihtsalt chillib, et see on ikkagi nagu. Jah, see naine ütleb siin ju tegelikult väga õigesti, et mees tahab puhata oma vabal päeval, aga millal see naine siis puhkama peab. Aga mina ütlen siin siukse infokillu, et vaata, ta ütleb siin, et mees saab vanema hüvitist ja et ta kahetseb seda otsust. Seda saab muuta iga kell. Jah. Et see ei pea olema nii, et tema nüüd seda saab, et ta peab seda lõpuni saama. Seda saab iga kell vahetada. Seal EMTA lehel või? Jah, see ei pea isegi kuhugi minema. Ja, netis saad see ümber muuta. Ja. Ema saabki seda by the way muuta. Jah, sest et sina sünnitasid need. Kui sa tahad take your money back, et nagu ma saan aru, et see summa on väiksem, aga lihtsalt, et sul on endal mingi raha olemas. Ja, et see on sinu raha vähemalt. Ja vaata, mulle tundub see, ja minu arust on ka see, et ma seda ei ole kindel, et sa saad ju valida, kuhu kontole see raha läheb. Et see võib ju isa summa alla, aga see võib ju sinu kontole tulla või seda vist ei saa. Ei, seda ei saa, sest muidu see oleks ju skämmimine. Muidu see oleks veits skämmimine. No ja, aga ühesõnaga, et võtta siis oma raha vähemalt taga, et see on küll väiksem summa, mis su mees saab, aga siis kui sul praegu on 0, siis selles suhtes on ju parem. Ikkagi suurem summa, jah. Et ma mõtlen lihtsalt, et vaata, mulle tundub, et see mehe suhtumine on tegelikult ju pikalt sama olnud, et vaata, naine peab mingi koristama märki ja selles suhtes ma nagu kinda selle ideega nõustun, et kui üks inimene on kodune ja teine käib tööl, siis loomulikult on ju loogiline, et see, kes on kodus, see koristab rohkem, sest et ta on kodus. Aga kui teine inimene on lapsega kodus, siis on siin väga suur erinevus, sest lapsed tõesti, eriti beebid, võtavad nii palju aega ja energiat ja nii väsinud ja magamata ja et mulle tundub, et see mehe. Eriti kui sa ütled ka, et vaata, ta ütles, et ta on öösiti üleval lapsega tihti, siis see ei ole see päeval, et siis ta oledki nagu väsinud ja siis sul ei ole seda energiat, et nagu, et kui laps magab, siis sa ise üritad ka mingi tunnika äkki mingi power nap'i teha, et üldse üleval püsida, et mitte koristama hakata, et. Ja vaata, ta ütleb, et ega ta ei nõuagi mehelt koristamist, ta lihtsalt ütleb, et enda järgi võiksid vähemalt mingid asjad ära. Ja see on elementaarne. Ja, et see on tõesti, et kas see mees tuligi otse emme juures sinu juurde elama, et vaata, mulle tundub, et see mehe suhtumine on üldiselt nii halb ja vaata, kui me nüüd lisame juurde sinna, kuidas ta sinuga räägib, siis ma arvan, et tõesti, mul on niisugune tunne, et me enam ei pea kunagi ühtegi kirja kommenteerima, alati paneme selle ühe lõigu sinna. Sa pead oma mehega rääkima ja sa pead talle ütlema, et sulle ei sobi selline käitumine, selline suhtumine, kirjelda rahulikult ja neutraalselt enda tundeid, ütle, et sa oled väsinud, ütle, et sa vajad abi, ütle, et sa ei soovi olla sellises suhtes, kus sinuga niimoodi räägitakse ja sind niimoodi koheldakse. Ja kui ta ei ole valmis neid vastavaid muutusi tegema, siis kahjuks see suhe ei saa jätkuda, sest et miks peaks üks normaalne inimene tahtma iga päev olla koos mehega, kes teda alavääristab ja miks veelgi enam ma peaks tahtma, et mu laps kasvab siis situatsioonis, ta vaatab, et see on normaalne. Kus ta näeb, et naine on nagu mingi ori kodus, on ju, isa ütleb ükskõik mismoodi mingi värdjas taun on ju oma lapse emale. Olgu see laps, poiss või tüdruk, kumbagi pidi, ma ei tahaks sükest eeskuju anda. Et sa võid seda oma mehele öelda ja ütle, et sa võid talle isegi seda lõiku lasta. Just, et niimoodi tegelikult see ei ole viisakas ja see ei ole ilus ja niimoodi ei saa nagu suhted kesta. Et ma saan aru, et te olete kaua koos olnud ja ta oli enne ideaalne, ma saan aru. Aga siis ta võib-olla päris nagu loost koos ei ole, võib-olla ta saab veel aru, siis äkki ta on ka närviline, äkki tal on ka nagu mingi peale seda lapse sündi, tal on kuidagi keerulisem, ma ei tea, aga. Meestel tekib ka vahepeal see. Jah, aga nii palju, kui ta on nagu normaalne mees, mehelik mees, siis kui naine ütleb, et kuule, mul on sellega probleem, siis selle asemel, et solvuda, peaks mees mõtlema, et okei, võib-olla see tõesti on nii, mida ma saaksin siin olukorras teha siis, et seda parandada. Sest et kui ta ütleb sulle, ei ole mingit sükest asja või mingi ole norm, vaata, siis mis sa teed sellega edasi? Vaata, praegu on seal netis öeldakse, et on meeste see nagu men's loneliness epidemic. Et nagu, et mehed on üksikud, sest et naised nagu rohkem nagu saad aru, et tegelikult neil ei ole meest vaja in the end, vaata. Sest et neil on üksi rahulikum, et tegelikult mõtle, et kui sa nagu, et sa, et
kui ütleme, et sa võtad oma selle emapalga enda peale ja siis saad ikkagi üksinda kolida, et siis lõppude lõpuks on see, et siis sul on selles mõttes lihtsam, et sul ei ole mingit lisainimest, kes tuleb koju, sitab enda järgi, käsib sul ära koristada ja siis see sõimab sind tauniks ka veel peale kauba, et sa saadki rahulikult oma beebiga elada. Et tegelikult see ei ole nagu... Ja töö on sama palju. Töö on sama palju, et see ei ole ideaalmaailm, mis muidugi tahame, et mõlemad vanemad oleksid olemas ja et oleks ideaalne suhe, aga nagu inimesed ütlevadki, et men are not lonely enough, sest nad ei oska käituda. Sest et nagu veits on nagu see, et aga okei, aga mis siis naine lauale toob? Too sittagi. Nagu reaalselt, et nagu mehed peavad natukene seda on nagu, et mehed ei ole enam manly enough. Meestel pole laudagi ja siis hakkavad juba, et mis sa tood sinna. Mis sa lauale tood, aga sul pole laudagi tõesti, et nagu võtke kokku, et natukene on see, et ole nagu mees. Et nagu ma saan aru, et paljud on mingi, aga naised tahtsid ju võrdõiguslikkust. Asi ei ole selles, et sorry, et me tahame tööl käia ja valida, onju. See ei tähenda seda, et sina võid nüüd vähem mees selle pärast olla, et me tahame ka tööd teha ja valida, onju. Et natukene grow up ja kui sul on ikkagi naine, kes on reaalselt loonud nagu inimese enda kõhus sünnitanud. Saad aru, reaalselt sünnitamine ikkagi, see on full trauma kehale. See on nagu nii valus ja see on nii rets. See on ajule ka full trauma. See on nagu full keha, terve keha, aju, kõik trauma. Ja siis ta on öö läbi üleval, ta peab kogu aeg imetama, ta on full, ongi nagu mingi... Koristama, seksi andma. Reaalselt, et see ei ole okei, nii et lase see klipp oma mehele ütle ja su mehele siis, et grow up and be a man. Ütle, et me täiesti juhuslikult hakkasime sellest rääkima. Täpselt samasugusest teemast. Täpselt sama teema ja grow up and be a man ja kui sa ei oska mees olla, siis ma ei tea, tõmba nahku. Jah, tõmba nahku, eat shit and die. Literally. Kas ma olen tõesti elu lõpuni maakas? No järgmine mees tuleb siit. Hei, musimärgid. Tean, kes on. Olen 20-aastane ja viimased pool aastat tunnen, kuidas minu elukaaslane lihtsalt aeglustab mind. Oleme juba üle 1,5 aasta rääkinud, et võiks Tallinnasse kolida, aga huvi tundub ainult minupoolne. Küll on probleem, et härral ei ole ju töökohta kohe olemas ja siis on ju kõik üürikorterid liiga vanades majades. Ei sobi lihtsalt ükski tööpakkumine ja tagatipuks ei saa ju tema 30 minutit hommikul tööle sõitmisele kulutada. Ütleb mulle ainult, et otsi mulle töökoht ja elukoht, mis on kõrvuti, siis võime minna. Nagu päriselt või? Mida see siis kõik nüüd tähendab? Kas ta tõesti arvab, et me jäämegi terveks eluks ja väikelinna niisama kulgema? Mina jällegi olen hästi ambitsioonikas. Tahaksin juba ammu õppima minna ning veeretame sõbrannaga juba veidi aega ideed, et võiks oma väikse iluruumi avada. See pole aga meie kodulinnas eriti tulus idee ja seepärast tunnen, et sooviksin elukohta vahetada. Midagi muud kurta pole. Koristab, teenib raha, viib mind välja, teeb süüa nii edasi. Lihtsalt aina enam tunnen, et mul on vist elule teised ootused kui temal. Kas see ongi good enough põhjus, et üksi edasi liikuda? Või peaksin siiski ootama aega andma talle veel? Äkki leiab oma ideaalse töökoha Tallinnas? Ma ütlen kohe jälle see, et nagu... Et kui sul on ambitsioonid ja tema lihtsalt tahab kulgeda, siis ei ole nagu põhjust. Ükski ei ole õige ega vale, aga lihtsalt sa ei pea ennast panema selle, et aeglasema inimese järgi. Sorry, aga nagu otsi mulle töö ja elukoht kõrvuti. Sa oled jälle täiskasvanud meesterahvas. Ma ei ole su fucking ema. Miks ma peaks sulle isegi su ema ei peaks sükest asja. Ja su ema ei peaks, sa pead ise, sa nagu grow up, be a fucking man, otsi endale töökoht ja okei, ütleme nüüd, et otsi endale töökoht ja siis vaatame seda elukohta. Võime ju vaadata selle järgi. Jah, seda võib koos otsida. Seda otsime koos. Aga otsi mulle töökoht, elukoht kõrvut. Kuule, eat shit and die. Ja thank you next. Lihtsalt sellepärast, et kui sina oled ambitsioonikas, siis see mees hoiab sind taga. Nagu, ja siis üks jälle TikTokist, ma kõik omad sellest saan TikTokist. Ta ütles ka, et nagu tal mees ei peta ja kõik on nagu chill, et käib tööl, aga lihtsalt nagu ma ei viitsi kulgeda elus. Et mõnele inimesele sobib see nagu kulgeme ja kõik on chill. Aga kui sa oled see inimene, et sa ei taha kulgeda, sest sul on ideed, sul on ambitsioonid seda asju teha, siis sa ei pea selle pärast nagu olema kellegi koos, sest et tema ei taha endale... Et isegi kui sa sunnid ennast mõnda aega koos olema, vaata praegu sa oled alles 20 on ja võib-olla sul elus pole nii palju ideid või olukordi ette tulda, aga mida aeg edasi, seda rohkem tuleb, seda rohkem inimesi saad teadma, seda rohkem pakkumisi sulle tuleb, igast ideid, võimalusi. Et vaata, meie need sõbrad Kristel ja Eerik on ja muisu restoomanikud. Kristel kunagi rääkis, et ta armastab Eeriku juures kõige rohkem seda, et Eerik on nagu alati valmis tema nagu mõtetega kaasa tulema. Avame restorani, kolime Inglismaale, et ta on alati valmis proovima neid asju nagu koos oma naisega, mis ongi tegelikult äge, sest et
muidu mõtle, kuhu see suhe jääb, kui ühel on nagu mingi äge idee, ta tahab seda proovida. Mees ütleb, tegelikult ma väga ei taha. Siis ütled, okei, ma jään siis siia. Vaata, ja kui niisuguseid asju juhtub järjest, siis lõpuks sul tekib viha selle inimese vastu. Sa hakkad nagu süüdistama teda, et ma ei ole ma oleks võinud juba teha midagi seda ja seda teha. Ei, me passime ikka veel siin. Aga tegelikult süüdistada pole kedagi peale iseenda. Et sa ei saa ju süüdistada inimest, kes on tegelikult näidanud sulle, milline ta on. Et ta, ja see, ma ütlen, see ei ole halb. Kõik inimesed ei saagi olla siuksed, ma ei tea, ambitsioonikad ja edasiliikujad on ja vabalt võidki olla. Mulle meeldib kulgeda lihtsalt. Meeldib kulgeda, meeldib käia stabiilselt tööl äkki, olla ühes kohas. Siis leidku endale täpselt siuke naine. Kindlasti on siukseid naisi palju. Ja sina leiad endale mehe, kes tahab sinuga, ta tuleb värvib su iluruumi seinad ka kõik ära. Just, et sa oled nii noor alles, et ma saan aru, et see mees on nagu tore ja koristab ja teenib raha ja viib välja, aga see ongi bare minimum. Ta võibki olla hea inimene, see ei tähenda, et sina taga kokku ei sobi, ei tähenda, et ta nüüd halb inimene oleks või halb kaaslane. Lihtsalt sa ootad rohkemat. Ta on hea inimene, aga ta on hea kaaslane kellelgi teisele. Nii et kõik lahkuminekud ei pea alati tüliga olema ja mingid asjad. Vahepeal ongi, et sa saad aru ja see ongi nagu üleskasvamine või nagu täiskasvanuks saamine, et sa saad aru, et sa lähed mõne inimesega lahku lihtsalt sellepärast, et ta võib olla perfect inimene, aga ta ei ole see, keda sul on vaja või et saaksite nagu oma täisväärtuslikku elu elada, nii nagu sa oled. I will never be mature enough to, nagu, et ma ei kujutaks elu sees, et vaata, kui ma Gerdiga koos olin, kas ma ei oleks võinud mõelda, see suhe ei ole see, mida ma oma ellu praegu vajan, ma mingi ei. Ei Kalla, selles mõttes, et tuua see sein, natta see tuu, on ju. Et ma räägin, et teie saate minna nagu viisakalt lahku kõik, mitte nagu meie ei saa. Teie kõik saate. Aga mis mulle täiega sinu ja Märtini puhul meeldib, juures meeldib ka, siis on see, et te olete ka nagu see, et üksteist nagu täiega, et kui sul on mingi idees, Märt on mingi say less juba nagu on nõus tegema ja mingi, just vaatasime, kui meil oli see React, vaatasime, kuidas seda maja käisite vaatamas. No ma räägin, teite mõlemad, nagu nii excited, mis sest, et seal oli nagu kohe kokku kukkumas, aga mitte päris nii hullust, aga te olite mingi davai, we can do it, vaata, et nagu, et ta ei ole mingi. Jah, aga vaata, sellel on natukene väike miinus ka, sest et me kumbki ei hoia teineteist tagasi, nagu reaalselt vahepeal mulle tundub. Vahepeal ikka ütleb nagu. Vahepeal ikka ka mina pean Märtenit tagasi, et tõesti, kui me mõlemad letiksime luus, siis me üks tuleks koju aeks mingi, oh my god, hea hinnaga on 20 laamat müügil, võtame, muidugi võtame, vaata, siis istume seal kuradi 20 laamat taga. Aga te võite alati mulle kirjutada, mina olen väga see rain on your sunshine, vaata, ma olen mingi debiilikud, ainult 10 võite võtta. Aga ei, selles suhtes, et. Aga ei, see on parem kui see, et keegi lihtsalt tõmbab sind tagasi, et elu on ikkagi elamiseks noor inimene, muidugi mine proovi, tee ja tead, kui sa veel ütlesid, et sul on sõbrannaga mõte teha see iluruum või midagi, mine oma sõbrannaga siis. Nagu, et sa ei pea ju sa ei pea minema tülli selle mehega, ütledki, kuule, et ma saan aru, et sa tahad siia jääda, väga tore, it's fine, sa oled väga tore inimene, love you, aga I'll go, you stay. Et saate oma sõbrannaga koos korteri võtta. Ja kuigi vahepeal need lõpevad ka väga inetult, aga tead, kui te juba äri tahate koos teha, siis see korter. Siit ta läheb nagu nii perse. Et siis see korter, et te võtate, et sa ei pea meeldib nagu me ise ei teeks koos. Till läheb perse. Ei lähe. Tegelikult ongi see, aga see sõltub ka, mis sõbrannaga sa teed. Ma olen teinud 2 sõbrannaga, ühega. No tegelikult äri oli väga hea selles mõttes, inimene lihtsalt väga perses, vaata. Kellega sa veel oled teinud? Brigittega tegime pahasi tüdrukuid. Ja Anuga mõtled? Anuga, meil Anuga on chill. Ma mõtlengi, et Anuga on chill. Ja Anuga on väga chill, et selles mõttes, aga äri oli tegelikult edukas. Äris ei olnud süü selles suhtes. Äri oli kõik hästi, et lihtsalt inimene läks, ma ei tohi öelda muidu. Ma ei saa diagnoosi panna, inimene läks natuke. Sinu hinnangul hakkas käituma kummaliselt. Kummaliselt ja ebameeldivalt. Aga ei, nagu ma räägin, et tegelikult kui sul on hea sõbranna ja mis tehti edit ka nägid, vaata, et. Teist on mingi 1000 editit tehtud. Meist. Friend, you can be. Aga sinust ja see Vaakinist on nii palju neid editeid, et ma vahepeal scrollin TikTokis, ainult tulevad. Kas neid sormuga sõnad? Sa oled mingi, she's my friend. Jah. Andrei Reisk. Ja tegelikult ma lihtsalt tahaks, et keegi teeks minust ja Andreist ka samasugust sinust. No aga äkki teeb keegi. No jah. Ta lihtsalt mina ise teen fake konto. Ma teen teist. Aga Andrei tahtsime 3 ka filmiks nüüd. Peame leidma äkki selle aja. Jah. Mul on täna vaja ühel Tinneril veel jõuda, mul tuli just meelde. Mis Tinneril? Mingi protoavastus tehas, mingi
Jaa, nad eelmine aasta kutsusid interaktiivne. mind, siis ma lasin üle nüüd vist kutsu. Aga meil on reedel ka dinner. Ma tean. Nii et millal me siis neljapäeval või? Peamegi neljapäeval vist tegema. Või no päeval saab teha neljapäeval või reede päeval saab ka teha. Jah. Ühesõnaga teeme mingi päev Ühesõnaga ära. vaatame. Aga ühesõnaga et mine sõbrannaga ja tegelikult kui sa vaatad, kus ta on sul hea sõbranna, siis vaata, kui hästi meil tegelikult läheb. Et ei saa kurta. Vaata vaid, kui hästi meil läheb. Et jah, et tee Let sõbrannaga ja meil on, vaata meie pealt, tegelikult võib ju pärast teete ka sõbrannaga Alexelas Ilutuba. Ilutuba, iluõhtut. 3-käiguline nühkimine. Tere, kallid naiskad. Kõik maailma kiidusõnad teile. Teete mega vinget asja ning ma loodan, et te lõpetab seda podcasti kunagi. Räägin teile ühe kummalise ja piinliku salajutu, mida ma olen julgenud rääkida ainult oma nüüdsele abikaasale ja oma vennale. Juhtus see kõik umbes 6-7 aastat tagasi, kui olin vallaline ja kuival. Käisin sõpradega pinnakal ning peale seda hakkasin peolt ühe kena tüübiga Facebookis chattima. Jutt oli hea, ta oli kokk ning mingi hetk kutsus mind endale külla. Lubades mingit gurmeetoitu mulle teha. Kõlas romantiliselt ja kuna ma olin ka kuival, siis mõte tundus eriti hea. Kuti korterisse jõudes ta suunas mind kohaselt voodi peale ja tuli mind suudlema ja dry humpima. Pärast 10 minutit dry humpimist tüüp lõpetas ja läks lihtsalt arvutisse pelama. Ma jäin lollilt sinna voodisse lihtsalt lebama ja kuna ma ei osanud midagi teha, siis läksin lihtsalt telefoni scrollima. Lubas ju mulle toitu ka. Umbes 30-40 minuti pärast tuli tüüp mind uuesti dry humpima. Mingi hetk lõpetas ja lihtsalt läks uuesti pelama. Niimoodi veel umbes 3 korda. Iga kord lootsin, et nüüd saab siis süüa ka või äkki nüüd läheb päris asjaks, aga tegelikult mitte. Mitte kordagi saanud kas või natukene riideid sellest. Toon ka välja, et kogu selle õhtu jooksul ei rääkinud kutt minuga põhimõtteliselt kordagi. Lõpuks kirjutasin sõbrannale, et teeks mulle paanilise kõne, väitsi, et tal on kohe mu abi vaja. Ja niimoodi ma sealt õnneks tulema saingi ja kutil läks kohe plokk peale. Kahjuks ainult lubatud toidu ja loodetud seksi ma ei saanud. Kõige rohkem ma lootsin ikkagi süüa saada, kuna olin tol hetkel vaeline tudeng, kuid selle asemel sain ma ainult tunda end nagu mingi tasuta prooviversioon. Soovin jääda anonüümseks Riina Sepaks. Ma ise mõtlesin sama asja, et vaata, kui ta ütles, et mees lubas mingi hull gurmeetoitu, et ta oli kuival ja ta läks. Mina läksin sellest gurmeetoidust nii palju rohkem huvitatud. Jaa, sama. Kui keegi lubaks mulle gurmeetoitu, I will be there. Ei, täpselt. Ja siis sa lihtsalt dry humpid mind. Ja kõigem see, et siis ta mingi läks arvutisse, ignoreeris teda, mitte ühtegi sõna ei rääkinud. Ja siis ta ütles, et ta kirjutas sõbrannale, et ta teeks paanilise kõne. Ma arvan, et oleks võinud sealt uksest välja astuda, et ta oleks huvitav. See kõne oli nagu ebavajalik selles suhtes, et kui ta nagu nii ignoreeris sind. Ma arvan, et ta võib-olla mõtles, et sa juba peale esimest korda tõmbad nahhu ja siis vaatas poole tunni pealt aastat ikka siin veel. No davai, teeme uued. Teeb siis veel. Ma lihtsalt mõtlen, et miks see mees teda dry humpis? See 13 oled või? Ja siis nagu kõik nagu seda... Sa sai püksi paugu lahti või? Ma mõtlesin sama. Ja siis ta läks... Ja kas meestel on võimalik ikka 30 minutit uuesti pauk lahti saada või? Mingi 4 korda järjest. No ta oli vist, nad olid noored ka, äkki noorena vist on. Ja siis kogu aeg oma märgade trussikutega õõrus seal selle naise otsas või? 4 korda. Aga huvita, mis toitud üldse oli nõus nagu... Lähme ikka toidu peale. Ja, et aga mis nagu toitu lubati üldse? Gurmee. Nagu, jaa, aga no sa ütled mulle gurmee ja siis ma ei tea, sa riivid mulle porgandeid nagu uhkelt, siis ma ei taha, ma tahan ikka nagu, kas sa teed mulle mingi väikse pühta ala tartar, vaata, kammkarpe või mille pärast ma üldse nagu perse kohale vean ja siis sa lased üle. Ja kui sa jõuad sinna ja ta suures voodi peale, kas ta üldse nagu ahi käis või? Kas midagi pannil oli või? Kas pannid olid kapist väljas üldse? Kas nagu prep oli tehtud või noh? Võib-olla ta lihtsalt nagu, noh. Appikene, ma teeks Facebooki postituse, ma oleks mingi, teate, ma tunnen väga ära kasutatana. Tead, kui see oleks Brigittega juhtunud, ta oleks hagi sisse. Ei, see on lihtsalt... See on kelmus. See on kelmus. Jah, oleks siis veel korralikult keppi saanud. Siis oleks vähemalt 50% lubadusest täidetud. Jah, et siis on nagu, et see ei ole päris kelmus, see on nagu mööda rääkimine. Pettus. Väga kahju. Tsiviilasi. Tsiviilasi. Okei, sa oled ka liiga palju advokaatidega rääkinud. Jah. No see soeng on ikka väga ilus. Tead, ma olen ise väga rahul. Jaa, see on nagu väga kena need välja. Ja keep it that way. Kõige haigem on see, et iga kord, kui ma võtan need pikendused ära, ma olen nagu, I will suffer through it, vaata, ma ei pane tagasi. Ja siis ma nagu mingi nädal aega mõtlen, aga miks ma tahan ennast, nagu mis see annab mulle? Yeah. Mis see annab mulle, et ma mingi, nii naturell või? Ma ei taha. Ja rääkisin Märtinile ka, et ma tunnen ennast niimoodi, et kui mul nagu
on pikendused peas on ja siis ma teen kohe, ma tunnen ennast nagu nii hästi, nii ilusana. Kui mul ei ole pikendusi, siis ma tunnen ennast, yeah, my precious. Nagu, ja see väike näitad mulle goblin. tuld, et nagu I don't like it, mulle meeldib Mul olla. on ka, et Ja mulle väga meeldib see. ära neid nokki siis noh. Ei, nüüd ma ei noki, jah. Ja, ma tean küll, kuniks su tabele mingi episood. Ja vaata, mul ongi see, et ma tegelikult, ma ise olen laisk, ma pean tihemini vaata hoolduses käima, sest et muidu ma ei saakski nüüd ära nokkida, aga vaata, kui nad on veits nagu välja kasvanud või päris palju välja kasvanud, siis on nagu lihtne seda teha, on ju. Ja noh, tead, ühesõnaga ma võtan ennast nüüd käsile ja kokku. Tubli, aga väga kena on nüüd tahtsin olla. Aga ma võtan viimase kiri. Võta viimane kiri. Sa pean trenni minema, kui te ei ole veel aru saanud, et ma trennis käin. Ma sain aru. Nii, tere Malju ja Kristina. Mäletan seda lugu, kui olin tiinekas. Kõik minu sõbrannad olid enda süütusi juba ammu kaotanud, kuid mina polnud, ei julgenud. Peikasi ka mul ei olnud. Pigem väga pikad teemad, millest ei arenenud midagi. Tahtsin siis teada, kuidas tundub süütuse kaotamine. Olin ostnud endale kondoomid ja võtsin külmkapist kurgi. Okei, Kalla, kondoom läks kurgi peale ning asjatasin seal allpool. Kui sain tehtud, siis panin enda kasutatud kondoomi ja kurgi mingisse õlakotti, mida ma ei kanna ja pissin kappi peitu, ehk kunagi viskab ära. Möödus 6 aega ning mul läks täiesti meelest ära, mis ma sinna kotti pannud olin. Mu ema ikka vahel laenab mu riideid ning just sellel päeval võttis ta siis selle koti, kuhu ma selle üllatuse visanud olin. Ta oli sellest kurgist ja kondoomist pilti teinud ja õhtul näidanud mulle ja ütles, et kui ma kohe ei räägi, kellega ma süütuse kaotasin, siis ta paneb selle Facebooki üles. What? Ta mainis ka seda, et see on nii rõve ja kurk hallites seal kotis. Ma alguses ajasin kõike tagasi, siis ma ei mäletanud, et olin need kotti peitnud ja ütlesin talle, et tegime sõbrannadega pulli ja saatsime sellest pildi nii-öelda ühele kutile, kes meid terroriseeris. See oli vist kõige piinlikumaid vestlusi mu emaga. Ühesõnaga, korista koheselt oma rõvedused ära ja ära hakka neid peitma. Mul on tunne, see ei ole päris kiri. See tundub nagu, ma nägin ka seda kirja, ma ei nagu mingi, et see ei ole päris kiri, sest et olgem ausad, kui sa oled süütu tüdruk, kas sa suudaksid endale kondoomiga kurgi sisse lükata või? Äkki see oli nagu mingi väiksem kurk, vaata, siis mõtleme kohe see suurt. Aga nüüd vahepeal need luunekurgid ilma seal nii peeniks, et sa räägid nagu sa teeks igapäevselt. Ei, ma söön kurki lihtsalt iga päev. Aga nagu ma tellin ja siis kurgid on kalliks saanud ja siis vahepeal tulevad, maksame kinga hinda, siis okay, tilluke kurk. Ma saan aru, et inimesed tõesti teevad tegelikult seda. Aga miks su nagu ema peaks ütlema, et ma panen Facebooki selle üles? Ähvardus, aga nagu see on ka debiilne asi, millega ähvardada. Nagu, ja mis mõttes, kui ma kohe räägin, kellele ma süütusega, aga äkki ta lihtsalt mõtles, et see kondoom, et see kurk võib-olla ta mõtles, et ta on lihtsalt seal. Jah, et ta oli nagu mingi siis lahtine kondoom. Jah. Aga no, ma ei kujuta, et mis see siis sa paneks kokku, nagu ma ei mõtleks selle pealt, et mu laps, kui ma olen kurgi ja kondoomi, et ma eelda, et mu laps toppis endale seda vaginni. Nojah. Aga no isegi, nüüd ma arvasin, et ta seksis kellegagi, mis annab mulle, kui ma panen Facebooki kasutatud kondoomi pildi. Vaadake, mis mu tütar tegi. Kes mu last? Tunnistage üles. Nii halb. Ma ei tea, mida iganes. Ma ei oska midagi kommenteerida selle peale. See on okei. Okidoki ja jagame auhindu. Ma ei tea, ma olen lihtsalt traumatized. Ma ei oska nagu mingi vaene tüdruk, et nagu are you okay too, sest et kurgiga. Kas sa kurki tänapäeval üldse sööd ka? Ja tõesti, selles mõttes on õigus, et kui sa teed mingi rõvedusi, see on väga korista ära või nagu likvideeri see rõvedus. Ma elu sees ei olgeks kuskil õlakotti panna, ma oleks selle kuradi kurgi blenderist läbi lasknud, ma ei tea, maha matnud, selle kondoomi teise osariiki viinud. Ja mingi naabri püügikasti, mis mingi kõrval tänavasse. Käekotti endale, alloo, jätnud äkki söögilaua peal. Kondoom otsas. Ei, ära lõputanud ja siis sahtlist tagasi perele kuradi kurgi tomati salatit õhtul kodujuustuga. Samas, kui see ära pesta. Kondoom oli peal ju. Sa ikka sööd kõike, mis ette pannakse. Mul on kõhti. Okei, jagame kirjad ja siis lähme laiali. Nii, ulakas kaunitar võiks olla see mõlemapoolne mõistmatus. Ja peninuki võiks olla elu lõpuni maakas. Või oota, äkki elu lõpuni maakas see Magda, sest ta teeb iluruumi. Jaa, tõesti, tegelikult veel parem. Nii. Ja 3-käiguline nühkimine saab siis peninuki vähemalt, et süüa ei saanud, aga.
3 käigu. Et nüüd, kui me said selle nagu said Magda kingituse, nüüd sul on motivatsioon oma iluruum teha, saad mingit ilustaffi ja leave that man nagu. Siis kutsu meid ka oma ilutuppa. Kuulge, aga oli tore episood jälle ja love you guys ja näeme siis järgmisel nädalal ja ikka veel on nüüd tänasega on nüüd viimane hetk, et kes tahab tulla sponsoriks, siis veel jõuame teid lisada ja mingid asjad läbi rääkida, et edaspidi. Peale tänast, ütleme täna neljapäev, selle nädala jooksul tuleks kõik lukku panna, sest et meil on vaja ettevalmistusi teha. Ja nii kaua vaadake siis Go3-st ka meie saadet. Jaa, Mallu ja Kristina üle piiri tuli saate nimeks vist. Eks me näeme. Go3-st siis saab vaadata, raamatuid saab veel osta eelmüügist ja me ikka hustlime. Hustle hard. Meil on ikkagi, Mallul on suur pere vaja üleval pidada ja mul on väike pere vaja üleval pidada. Nii et we have to hustle. Aga me ju teeme neid projekte ainult sellepärast, et kõik, mis me mõtleme, on ju sellepärast, et me eeldame, et teile võiks see meeldida, et mitte lihtsalt enda pärast. Mitte siin tilu lilutada. Ja, et teil oleks alati nagu midagi uut ja lahedat ja igatahes oli tore ja näeme järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!